Head asfaldipäeval osalejad, tere tulemast Tallinna Tehnikaülikooli. Ma saan aru, teie jaoks on see veidi ajalooline sattumine siia majja. Ka mina tunnen ennast natukene ebalevalt ikka veel, vaatamata sellele, et 2 esimest ametikuud on juba selja taha jäänud. Seda enam on mul hea meel pöörduda teie poole, et rääkida natukene Tehnikaülikoolist, natukene sellest, kuhu meie paremat arusaamist pidime ühiselt liigume, missugused väljakutsed meie ees on ja kuidas me võiksime neid väljakutseid ühiselt vastastikku kasulikult lahendada. Alustaksin sellest, et nendiksin hea meelega, et tehnika, tootmine, inseneriasjandus, tööstus, majandus on valdkonnad, mis viimaste aastate jooksul on üha kasvavalt Eesti inimeste teadvuses ja tasapisi ka eelistustes. Kasvab ettevõtlike, majanduslikult orienteeritud inimeste ja ettevõtmiste maine. Tasapisi sugeneb arusaamine, et see lisandväärtus, see rikkus, mida me loome, kasvab kõige kiiremini siis, kui me suudame ise toota, teha asju ja pakkuda teenuseid, mis teistele inimestele eelkõige piiri taga, aga ka piiride sees meeldivad. Need on head asjad ja nende eest soovitakse anda palju raha. Nii lihtne see iseenesest ongi. Uued asjad, aga eriti niisugused asjad, mida kõrgelt hinnatakse ja mille eest tõepoolest ollakse valmis rohkem maksma, sünnivad eelkõige läbi ettevõtluse ja innovatsiooni, kasutades teadust ja teadmisi, tarku inimesi ja palju muud. Oleme kaua rääkinud sellest, et meil oleks vaja rohkem insenere, rohkem loodusteadustes kodus olevaid spetsialiste, sest viimased 20 aastat on seda kaalukaussi, küll mitte ainult Eestis, vaid ka mujal nihutanud pehmemate erialade kasuks. Olukord muutub ka Tehnikaülikoolis. Tänase päeva seisuga võime öelda, et igast 3 üliõpilasest 2 õpivad loodus- ja tehnikateaduste erialal. See suhtarv kasvab ja meil on hea meel, et ka üliõpilaste hulgas Tehnikaülikooli populaarsus kasvab. On ka küsitlustele vastatud, et Tehnikaülikool on tänaseks juba esimene eelistus gümnaasiumi lõpetajate hulgas. Ma arvan, et see annab lootust. On veel midagi, mida te Tehnikaülikooli koridorides käies ilmselt märkate. Iga 8 teile vastu tulnud üliõpilane on väljaspoolt Eestit. Gruusiast, Venemaalt, eelkõige Soomest, aga ka Nigeeriast ja kokku üle 80 riigist. Eesti riik on püüdnud tasapisi painutada ka oma seadusandlust selles suunas, et need, kes mõne aasta pärast Tehnikaülikooli või mõne teise kõrgkooli lõpetavad, inseneri või mõne muu diplomiga jääksid Eestisse ka tööle, saaksid selleks elamis- ja tööloa ja panustaksid Eesti majandusse. Ka see on ressurss, millele tasub tähelepanu pöörata ja mida tasub ära kasutada, sest läbi selle kasvab ka Eesti rahvusvaheline dimensioon ja konkurentsivõime. On veel midagi, mis on oluline ja päevakajaline. Peaksin 20 minuti pärast olema Tallinna Ülikoolis arvaval konverentsil, kus räägitakse väljalangevusest. Üliõpilased ei lõpeta õpinguid, sest nad asuvad ennem tööle. Sellesse võib läheneda 2 pidi. Esiteks võib-olla peaksime Tehnikaülikoolis üliõpilasi rohkem valima, uurima nende eelistusi ja motivatsiooni, aga võib vaadata ka probleemile teiselt poolt ja öelda, et kui üliõpilased oma ülikoolis pettuvad, siis ei ole see mitte ainult nende, vaid ka ülikooli probleem. Ju on teised väljakutsed ja võimalused ühiskonnas ahvatlevamad. Ja tõsi on ka see, et paljud nendest väljalangevad üliõpilastest ei olegi nii lootusetud loomingulises mõttes,
teevad edukat karjääri ettevõtluses või mujalgi, võttes endale eeskujuks olgu siis Bill Gatesi või meie kodumaise Sten Tamkivi. Ju siis siin on koht, millele mõelda. Üliõpilaste käest küsides kuuleme me, et üheks etteheiteks on see, et ülikoolis õpitav ei ole piisavalt selgelt ja arusaadavalt seotud sellega, mis sünnib väljaspool ülikooli seinu, tegeliku elu, tegelike probleemidega, tegelikult praktiliselt vajalike teadmistega. Seda dimensiooni, praktiliste oskuste õpetamist ülikooli seinte vahel või koostöös partneritega peame me kindlasti tugevdama ja kindlasti kavatseme ka tugevdada. Mõistate isegi, et siin on võimalusi ka koostööks. Tõsi, paljud Eesti ettevõtluspartnerid ei ole nii suured, et nad suudaksid suurel arvul praktikante mahutada, kuid usun, et hea tahtmise korral suudavad ka väiksemad ettevõtted pakkuda praktikakohti üliõpilastele, et hiljem nende hulgast teha valik ka oma tulevaste töötajate suhtes. Ülikooli ees on loomulikult ka teisi väljakutseid. Sooviksime, et Eesti kõrghariduspoliitika koos ülikoolidega suunaks ka oma rahastamist eelkõige nendele parameetritele, mida ühiskonnas oluliseks peetakse. Lõpetajad, nende kvaliteet, tööandjate hinnang lõpetajatele ja ülikoolile, rohkem kvaliteedile kui kvantiteedile. Täna oleme tunnistajaks olukorrale, kus vaatamata jõupingutustele, kaasa arvatud ka mu enda poolt, ikka veel on kõige tähtsam, kui palju on sul ülikoolis üliõpilasi nimekirjas. Niisuguse lähenemisega kaugele ei jõua ja paremad ülikoolid ja paremad riigid on sellest juba eemaldunud. Loodan, et leiate võimalust ka omalt poolt sõna sekka öelda, kui tõstatub küsimus kõrghariduse korraldusest, sealhulgas ka kõrghariduse rahastamisest. On veel teine dimensioon, mis on vähemasti sama oluline. Oleme minu arvates ka õigustatult pööranud teadustöös tähelepanu niinimetatud artikliteadusele. Teadusele, mis publitseerides pakub huvi üle maailma, kus saadakse vastuseid seni lahendamata probleemidele ja küsimustele, artikleid, millele viidatakse ja mis määravad tegelikult kogu maailma teaduse eesliini. Aga ometi on teadmiste kasvatamisel ka palju praktilisemaid tasandeid, seal, kus teadus saab otseselt kaasa aidata nendele probleemidele, mis eksisteerivad täna ja siin ja mille lahendamine on meie ühine ülesanne. Ka see on teema, millele peaksime Eestis rohkem tähelepanu pöörama, võib-olla kasvatades ka teadus- arendustegevuse ja innovatsiooni rahastamist koostöös ettevõtlusega läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, lisaks siiamaani Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu toimivale rahastamisele. Loodan, et sellisel teel jõuame me lähemale Eesti tegelike probleemide paremale lahendamisele ka selle ülikooli seinte vahel. Ja veel midagi. Kolmas tegevusvaldkond, mille olulisusest me aina rohkem ja rohkem aru saame ja mida ma mõistan ka Asfaldiliit on ära märganud, nimelt täiendõppe, elukestev õppe, pidev enesetäiendus, ka siin peab ja tegelikult ka suudab ülikool teha rohkem, ehkki ka siin on terve rida probleeme, mis ühistegevust keeruliseks teevad, mitte ainult selles mõttes, et räägime erinevates keeltes, ülikool kohati liialt akadeemiliselt ja liig kaugele, ehk siis paarikümne aasta taha tulevikku vaadates, ja ettevõtluspartnerid ja töövõtjad pigem oma igapäevastele probleemidele keskendudes. Ka siin on tõenäoliselt kolmepoolne ülikooli ettevõtjate ja riigi koostöö, sealhulgas ka niisuguste ettevõtmiste rahastamine, üks väljakutseid, millele tuleb lahendus leida. Veel teadusest. Mul on hea meel, et teaduspoliitikas on pööratud selles mõttes nägu tugevamini Eesti poole, et oleme oma arengukavas rõhutanud niinimetatud nutika spetsialiseerumise raamides kodumaise ressursi vääristamisele suunatud teadus- ja arendustegevust. Kodumaine ressurss, see on meie geograafiline asukoht, aga ka meie loodus, puhas põhjavesi, aga täpselt sama vääraga kruus, killustik, fosforiit ja palju muud, mis Eesti maapõues leida on.
Hiljuti toimunud Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli initsiatiivil ja algatusel maavarade konverents andis lootust, et ka poliitilisel tasandil oskame mõistlikumalt suhtuda sellesse varasse, mis meie maapõu peidab ja mida tuleks Eesti rahva ja majanduse ja sotsiaalelu arenguks mõistlikumalt kasutusele võtta, uurida ja teha seda ka sellisel moel, et saaksime ehituse valdkonnas laiemalt, aga kitsamalt ka teede ehituses rohkem tugineda kodumaisele ressursile, kasutades neid võimalusi, mis meil oma toormest lähtudes on. See ei pruugi alati lihtne olla. Paljud küsimused, ka standarditele vastavus ja kvaliteedi küsimused vajavad sisulist arendustegevust, sealhulgas ka Tehnikaülikoolis. Loodan, et ka siin leiame ühiseid probleeme ja ühiseid lahendusi. On veel teine teema, millele peaksime riigi tasemel rohkem tähelepanu pöörama, kui oleme suutnud seda teha seni, ja kindlasti suudaks Tehnikaülikool siin abiks olla. Riik kui tellija määrab oluliselt Eesti majanduse käiku. Riigihanked, selle aluseks olevad põhimõtted, suutlikkus olla tark tellija, nii et tellimus ei täidaks mitte ühte kitsast pragmaatilist soovi saada kilomeeter maanteed või arvutid mõnesse riigiasutusse, näeks riigi tellimuste taga ka majanduse, kodumaise majanduse laiema edendamise instrumenti, kaasates selle targa tellimuse juurde niisuguseid tingimusi, mis võimendaks kohalikku ettevõtlust, mis suunatult kasutaks rohkem kohalikku ressurssi, oleks rohkem Eesti nägu, kui nii võiks öelda, loomulikult arvestades neid piiranguid, mis tulevad meie Euroopa ühistest reeglitest. Ma kindlasti ei kutsu üles piirama selle all konkurentsi, pigem olema tark tellija, kes oskab tellida seda, mida tal tõepoolest vaja on ja mis kasvatab ka laiemat kasu, mitte ei ole pelgalt uuritud või suunatud kõige odavama toote saamisele. Usun, et niisugune koostöö, nii kahepoolne ülikooli ja ettevõtlussektori, aga eelkõige kolmepoolne ülikooli, ettevõtlussektori ja riigi vahel võiks kasvatada ja kiirendada Eesti sotsiaalmajanduslikku arengut. Nüüd võib-olla veel ka paar sõna Tehnikaülikoolist. Ilmselt olite teiegi mõned kuud tagasi tunnistajaks protsessile, mille kaudu, kui mitte kõik, siis vähemasti enamus Eesti rahvast sai teada, mis asi on Tehnikaülikooli kuratoorium ja mis tähtsat asja tema ajab. Selle protsessi käigus ilmnesid nii erinevad huvid kui ka arusaamised, kasvasid ühelt poolt nii ootused võimalike muutuste suhtes kui ka hirmud nende osas. Tallinna Tehnikaülikool tegeleb täna oma arengukava väljatöötamisega ja olen pooleldi naljatades öelnud, et nii ootused kui ka hirmud ei pea pettuma. Need, kes loodavad kiiremat arengut ja kvaliteedi kasvu nii akadeemilises kui ka laiemas sotsiaalmajanduslikus mõttes, loodetavasti ei pea pettuma. Nii ka need, kel ühel või teisel põhjusel on põhjust muutusi karta. Usun, et nad saavad sellest innustust ühistegevuseks, mitte pidurile vajutamiseks, mis pikemas perspektiivis ei too kasu kellelegi. Milline siis võiks olla Tehnikaülikool aastal 2020 või veelgi parem aastal 2025, sest akadeemilises maailmas puht objektiivsetel põhjusel on muutused aeglased. Kas või lihtsalt sellepärast, et keskeltläbi veedab üks inseneridiplomini jõudnud noor või mitte nii noor inimene ülikooli seinte vahel 6 aastat ja see ongi enam-vähem loomulik elutsükkel. Oleme koos kuratooriumiga püstitanud ülikoolile
sihi või eesmärgi olla samasugune ülikool nagu parimad Põhjamaade kolleegid. Enam-vähem nii samasugune nagu Aalto ülikool Helsingis, Chalmersi ülikool Göteborgis või Taani Tehnikaülikool Kopenhaagenis. See on tõsine väljakutse. On akadeemilisi küsimusi, on organisatoorseid ja kuidagi ei ole võimalik minna ka mööda finantsilisest dimensioonist. Lihtsate numbrite keeles võib tänasel päeval öelda, et Tallinna Tehnikaülikooli umbes 2000 töötajat ja 12 000 üliõpilast toimetavad aastas umbes 100 miljoni euro eest. Enam-vähem sama suur Aalto ülikool Põhjalahe kaldal või põhja pool Soome lahte töötab eelarvega 400 miljonit eurot. See peegeldub loomulikult ka inimeste sissetulekutes ja võimalustes. Aga ma arvan, et Eestis on valdkondi, kus need käärid on veelgi suuremad ja ka nemad tulevad toime. Seepärast ei ole see öeldud mitte selleks, et kurta või öelda, et selle rahaga ei olegi midagi võimalik teha, pigem vastupidi. Pigem on see väljakutse selleks, et selle rahaga, mis ette nähtud on, teha rohkem ja paremini ja ma usun, et see on võimalik. Vaadates veidi laiemalt Põhja-Euroopa kõrghariduse ja teaduse arengut, siis paraku oleme tunnistajaks, kus Põhjamaade üsna eesriinil olnud kõrgharidus ja teadus on eelarvelistel põhjustel sunnitud ennast kokku tõmbama. Seepärast on näiteks Soomes järgmise aasta ülikoolide eelarve 10% väiksem kui sel aastal. Loodame, et see ei tähenda seda, et me jõuame Soomega võrdsele tasemele sel moel, et meie seiame paigal ja nemad meile selge ees vastu tulevad. Loodetavasti saab ka Soome ja teised Põhjala riigid oma majanduslikest probleemidest üle sel moel, et majanduskasv kiireneb ja olles meie oluliseks sihtturuks, aitavad nad seeläbi kaasa ka Eesti edenemisele, mis kõigele eelnevale vaatamata võiks olla keskeltläbi 2 korda kiirem kui Põhjamaades. See ilmselt on realistlik eesmärk nii majanduses kui ka kõrghariduses. Milles seisnevad need olulised muutused, mida me oleme eelseisvaks 5 või 5+5 aastaks kavandanud? Tänapäeva ühiskonnas toimuv organisatsioon peab ilma eranditeta olema avatud muutustele, innovaatiline ja paindlik. Palju paindlikum, kui on täna Tallinna Tehnikaülikool ja ilmselt ka mõned muud organisatsioonid Eestis, sealhulgas ka avalik sektor laiemalt. Võimeline kiiremini reageerima, võimeline absorbeerima riske, tagasilööke, kiiremini jõudma otsusteni, olema lamedama organisatsioonikultuuriga, vähemate juhtimistasandite arvuga, olema selgelt ja tugevamini seotud kõikidel tasanditel väljaspool organisatsiooni piire toimuva eluga. Selles mõttes on 19. sajandist päritud ja kohati 20. sajandi lõpuni välja veetud akadeemilised elevandiluutornid, kui mitte juba kadunud, siis vähemasti kadumas. Iga allüksus Tehnikaülikoolis peab olema tegeliku eluga igapäevaselt seotud. Tajuma seda, mis toimub ümberringi, missugused on muutuvad ootused, arengutrendid ja nii edasi ja nii edasi. See tähendab ka, et asjaosalised allüksused peaksid igapäevaselt, see küll ei ole mõeldud sõnasõnalises tähenduses, omama sidet ettevõtlusega nii Eestis kui ka kaugemal. See tähendab ka rohkem head teadust, rohkem niisugust teadust, mis annab vastust elulistele küsimustele. Ja siit ma tuleksingi oma ettekande põhisõnumi juurde. Mis te arvate, mis on teadlaste kõige suurem mure? Teadlaste või vähemasti heade teadlaste kõige suurem mure on omada
olulist ja elulist probleemi. Probleemi, mille lahendamine pakub loomingulist naudingut, sest see on seotud vaimse pingutusega ja millest tõuseb kasu, mitte ainult trükitud artiklite, vaid ka laiemat kasu erinevatele partneritele. Teadlaste mure on hea probleem. Probleemid aga ei kao. Probleemid, mis elus ette kerkivad, reaalsest elust tõusevad, on teie probleemid, teie mured. Seepärast kutsungi teid üles, tooge oma mured Tallinna Tehnikaülikooli ja püüame neile ühiselt lahendust leida. Aitäh teile ja head asfaldipäeva! Igaks juhuks veel, et kas on äkki härra Jaak Aaviksoole küsimusi? Ma küsin võib-olla ise siis mõne küsimuse, et teeme selle otsa lahti, et millised võiks olla need põhilised või suuremad muutused, mis on kavas ülikoolis läbi viia, et kas on ka midagi konkreetset juba kavandatud või on praegu veel sellisel planeerimise tasandil? Võib-olla kolm märksõna. Asjad on otsustamisel, nagu öeldakse, ja ülikooli sees ei ole selgust, pigem on tõstatatud küsimusi, kui antud selgeid vastuseid. Üks suund, millele ma ka osundasin, on see, et ülikooli organisatsioon peaks olema lamedam. Täna on ülikooli juhtimisstruktuur 5-tasemeline. 3 piisab. Aga me arutame veel, võib-olla jääb 3,5. On inimesi, kellel ilmselt kindlustunne on suurem kui neid juhtimistasandeid ja nimetusi on veidi rohkem. Arutame. Küsimus on selles, kas jääb teaduskonna tase või ei jää. Need ülikoolid, kes on eeskujuks seatud, on viinud oma organisatsiooni suhteliselt lihtsaks, keskne tase, siis instituudid või suuremad teaduskollektiivid uurimisrühmadega ja ongi kõik. Eestis on traditsiooniks ka vahepealne teaduskondade tase, nii nagu paljudes teistes riikides. Nii et see on üks küsimus. Teiseks, üksuste arvu vähendamine. Täna on Eestis 8 teaduskonda, 12 asutust, 43 instituuti, 19 muud osakonda. Kõik see võiks konsolideeruda umbes 2-3 korda koomale. Side praktilise eluga. Ka sellest ma rääkisin. See tähendab projekte, koostööd erinevate partneritega Eestis ja välismaal. Ja 3. suund on tugevam teadustöö, paremad teadlased, kõrgemad nõudmised ja võib-olla sellega ma esimese hooga lõpetaksingi. Jõuludeks peaks kõik selgeks saama, jaanuaris pitsatid peale ja järgmise aasta jooksul hakkame otsast peale. Aitäh. Kas on veel mõni küsimus kerkinud? Kui praegu mitte, siis täname väga sisuka ja innustava ettekande eest. Ma arvan, et oli hea algus meie päevale. Aitäh, Jaak!